No tere, Triin! Mul on nii hea meel, et sa võtsid vastu minu kutse tulla minuga koos täna arutlema supervisiooni teemadel ja palju õnne meie ühingule. Nii et tere tulemast ja teeme ennast siis vaatajatele, kuulajatele rohkem tuttavaks, et kes me siis täna oleme. Et mina olen siis Ada Kesonen ja töötan superviisorina umbes 5-6 aastat ja see hõlmab päris suurt osa minu tööst. Ja olemegi täna arutlemas siin, et mis see supervisioon on, miks seda vaja on ja ma olen tähele pannud, et kui ma lisaks superviisorina töötan veel psühholoogi ja terapeudina, siis ma olen tähele pannud, et kui ma kellelgi ütlen, et ma töötan superviisorina, siis ikkagi on selline natuke küsiv nägu, et mis asi see supervisioon on? Ja aitäh kutsumast. Ja kui sa natukene tegid endast tutvustused, võib-olla ma paari sõnaga ütlen enda kohta, et mina siis Triin Vana ja võiks öelda, üks mu koduorganisatsioonidest on siis International Supervision and Coaching Institute, et olen siis selle niisuguse supervisiooni ja coachingu kooli üks loojatest ja koolitame superviisoreid. Ja minu supervisioonikarjäär algas 2006, kui ma lõpetasin pikema väljaõppe ja peale seda olen peamiselt tegutsenud küll sotsiaal- ja sellises tervishoiu ja aitaja kutsega seotud valdkondadest, kuna mu eelnev elu on olnud seotud ka töötamisel just vaimse tervise valdkonnas ja seal. Aga et mis on supervisioon või võib-olla isegi on tore, et kuidas me jõudsime supervisioonini. Et kuidagi teekond, et ma nii mäletan, aasta võis olla 91 või 2. Ja ma töötasin Tallinna psühhiaatriahaiglas õena ja tegin öövalveid ja olin noor õde. Ja mul oli tõsised hirmud öösiti. Vanad õed, hooldajad magasid nagu norskasid, magasid protseduuritoas mingit muret, hirmu ja mina kuulsin igat krõbinat. Ma kuulsin igat häält ja käisin vahepeal, kontrollisin, kas kõik magavad, kas vetsus on korras. Ja ma tegelikult olin päris tõsiste selliste hirmudega ja ma ei osanud nendega midagi peale hakata. Ja siis ma kuulsin, et Soomes on selline valdkond või töö nagu työnohjaus ehk supervisioon siis soome keeles. Ja ma mõtlesin, kui hea ja mõnus see võiks olla, et ise saada, sest lõppkokkuvõttes ma lõpetasingi öövalved, sest ma ei tulnud tollel hetkel toime enda emotsioonidega. Ja võib-olla sealt edasi, võib-olla ma oleks õelne olnud väga hea ja mu karjäär jäi tegelikult õena ja tervishoius pooleli võib-olla. Et kui sa oleksid saanud õigel ajal supervisiooni näiteks? Ma arvan küll. Et siis see supervisioon on käinud pärast ka kui kuidagi vaimse tervise teenuste korraldamise ja juhtimiseks seotud, et kogu aeg see on käinud kaasas kui üks tõsine abivahend, tööhügieenivahend töötajale, et ta ise suudaks nagu toime tulla või me oleme ise ju tööriistad ise inimesena oma emotsioonide, tunnete, käekirja, mõjuga, kõigega, eks. Ehk et mis on supervisioon üldiselt, minu jaoks on tööprotsessi peegeldus, võimalus vaadata kõrvalt iseennast, oma tööd, vaadata, kas need sekkumised, kas see viis, kuidas ma teen, on parim, kas ma kasutan parimal viisil oma andeid, oskusi, ressursse, tugevusi, mida ma vajan, et paremini toimetada. Võib-olla selline just töö vaatamine kõrvalt, peegeldamine, iseenda oma töö. Ja mina olen ka kasutanud sõna, et kas siis ongi lühidalt töö nõustamine või töö jõustamine, et eriti just see viimane mulle meeldib. Et aga minu tee supervisioonini on natukene teistsugune, et mina sattusin supervisiooniõpingutele läbi supervisiooni, kui ma siis psühholoogina oma maakonnale kirjutasin projekti supervisiooniks ja läksin supervisiooni teemaga, et mida võiks edasi õppida või süvendatult kuhu suunda liikuda. Ja siis tegelikult superviisor ütles, et avatakse kohe supervisiooniõpe ja elu läks nii, et ma päris esimesele kursusele ei jõudnud, aga teisel kursusel olin platsis ja sina, Triin, oled siis ka ju minu üks õpetajatest, nii
et hästi tore, et see ületas kõik minu ootused, kus minu kõik õpitu pusletükid said kokku. Et vot selline teekond on olnud minul supervisiooni. Ja teisalt mul on hästi hea meel, et tegelikult supervisioonist räägitakse aina rohkem ja rohkem. Ja kui sotsiaalvaldkonnas ta pigem on juba normaalsus tööprotsessi osa, siis minu unistus on ka see, kes ma olen ka haridusvaldkonnaga väga tihedasti seotud, et see jõuaks ka sinna sellise kui loomuliku tööprotsessi osana. Nii et meil on liikuda, meil on unistused, aga me oleme, ma arvan, et ka ju ühinguna väga palju teinud, et supervisioonist ikkagi räägitakse aina rohkem ja rohkem. Et aga et meid ühendab ka sinuga just see, miks me täna selle teema valisime, et me olemegi väga palju just selles psühhosotsiaalses valdkonnas, et miks just sellele valdkonnale kõige rohkem võiks olla supervisioon? Eks supervisioon ju üleüldse ametina või kutsena on ju tegelikult alguse saanud sotsiaalvaldkonnast, eks juba seal 19. sajandi lõpust. Ja ta sai alguse just sellest, et kuidas toetada neid töötajaid, kellel võib-olla ei olnud professionaalset haridust, oskust aidata, siis kuidas neid toetada, et nad läbi ei põleks, et nad teeksid oma tööd parimal viisil, eks. Et see aitaja kutse on alati seotud emotsioonidega, kriisidega ja ma arvan, selles valdkonnas juba selle tõttu see supervisioon on hästi oluline. Ja aitajana, jah, keda ma mõtlen aitaja all, aitaja mõtlen ka sotsiaaltöötaja, võib-olla töötajad, kes töötavad vanglas, võib-olla ka politsei, et kõik, kes kuidagi töötavad sellise haavatavate gruppidega, kes puutuvad kokku kriisi, trauma, probleeme kogenud inimestega, et need on kõik aitajad. Meie sinuga oleme ka aitajad. No just, jaa. Et see on tõesti, me täna sinuga siin arutasime ja minul tuli juba järgmine supervisiooni teema, et me rääkisime sinuga ka sellest, et milline on see meie mõju või mõjujõud või mõjuvõim ja kui ma ka ikkagi supervisioonis olen käinud pigem nende teemadega, kus vajab mõni kliendijuhtum lahendamist või mingi enda ülekanded või kellegagi suhted, siis ma pean tunnistama, et ma ei ole väga tegelenud just selle oma mõju ja mõjujõuga mina kui spetsialist, superviisor või ka psühholoog, nii et see oli nii huvitav, et meil täna tuli sinuga välja täiesti teema, mida ma arvan, et ma tahaksin rohkem uurida, et mis see minu mõju on. Jah, et kui mõelda nagu sellise psühhosotsiaalse valdkonna peale, et milles see supervisioon nagu kasulik saab olla, et siis üks on just see, nagu sa ütled, et ma saan uurida kliendi mõju mulle ja selle sihtgrupi mõju mulle on üks pool, et on ju teada, et depressioonis klientidega töötavatel töötajatel on suur risk endal kogeda depressiooni, väsimust, energiapuudust või ohvriabi töötajaid, kliente toetades on töötajal risk ise muutuda ohvriks, tunda, et ma ei saa midagi mõjutada või ma olen väsinud. Et hästi oluline supervisiooni nagu võimalus, ma näen, ongi see, et vaadata, kuidas see kliendigrupp mõjutab mind, kuidas see töö mind mõjutab inimesena, töötajana, aga ka enda mõju kliendile, mida sina just tõid, eks. Et mis on minu viis toimetada, kui palju mul on mõjujõudu ja võib-olla ka niisugust võimu. Meil on positiivset võimu, aga meil on ka teatud käitumist, mis võivad võtta kliendi eest ära vastutuse, võtta ära kliendi jõu ja nii edasi. Ehk et uurida nagu mõju, uurida piire. Kui palju ma võtan ka vastutust kliendi eest, kust maalt ma hakkan elama võib-olla liiga palju kliendi elu või kust maalt ma teda aitan, kust maalt ma tegelikult võiks tõmmata tagasi ja anda võimaluse kliendile. Kui palju ma klienti jõustan, et tema leiaks oma jõu, mitte ma ei võta üle seda, eks, et see on hästi põnev teema. Teine kindlasti, mis just psühhosotsiaalses valdkonnas ikkagi aitajana, supervisioon annab võimaluse väga praktiliselt analüüsida klienditöö protsessi.
kus maal meie suhe täna on, kas need sekkumised, mida ma täna kliendile pakun, kas need on sobivad, kas need on targad täna kasutada, analüüsida, mida teha, mida ma olen teinud, mis toimib, mida veel teha ja nii edasi, et just selline praktiline klienditöö analüüs, lahenduste leidmine, see on kindlasti üks nagu ka oluline valdkond. Ja noh, väärtustega töö, et see on meil mõlemal tõenäoliselt ka üks selline hea ja huvitav teema, et mis on minu väärtused, tugevused, hoiakud, lõksud, mida ma selles töös siis kasutan teadlikult või alateadlikult, mis mõju neil on, eks. Ja et me oleme hästi jõudnud ka oma teemaga täna just selle aitaja positsiooni, et võib-olla see meie vestluse fookuses täna ongi mina kui aitaja, sest nii nagu sa ütlesid, ka meie oleme superviisoritena aitajad. Ja ma võib-olla tooksin välja ka selle, et supervisioonis on ikkagi võimalik analüüsida ja vaadata, kui palju see minu päritolu perekond mõjutab minu reageeringuid ja minu tegutsemist ja ka minu piire. Ja noh, võib-olla siin ka võin näiteks tuua, et väga-väga mitmed näiteks lastekaitsespetsialistid on tulnud supervisiooni ja et neil on kõike liiga palju või ta räägib ka seda, et kliendid helistavad õhtul kell 9 või 9:10, et siin on puhtalt see piiride küsimus ja et nad võtavad nii palju vastutust selle kliendi eest, millest ka sina rääkisid. Ja siis supervisioonis on ikkagi võimalik teadlikuks muuta see, et või aru saada, kui sealt loost tuleb välja, et ta on pidanud näiteks vastutama oma vanemate õdede või nooremate õdede-vendade eest, et ta on võib-olla kõige peres kõige vanem olnud või alkohoolikute perest on ta pidanud kantseldama oma joobes vanemaid, nii et ta on pidanud lapsena võtma liiga palju vastutust. Tõsi, supervisioon ei ole teraapia ja superviisoril on ju tegelikult ka see pädevus suunata kliente teatud teemade puhul teraapiasse, kuid juba sellest teadlikuks saamine supervisioonis, et kust see minu vastutuse moment tuleb, ma arvan, et on nagu hästi-hästi oluline. Mul tuleb kohe nagu paralleel. Üks väga hea raamat on, mida ma tõesti soovitan tegelikult ta peaks olema igal aitajal niisugune öökapiraamat must be lugemine, on Aitaja vari, Martti Lindqvist, kes käsitleb hästi huvitavalt, et see, millest sa räägid, et see ongi kuidagi see meie vari. Meil kõigil on teatud vari, mida teadlikum ma sellest olen, seda kergem on mul toime tulla ja supervisioon on kindlasti see, mis annab võimaluse vaadata oma varju ja selle mõju ja mõelda, mida ma saan teha, et selle varjuga toime tulla, eks. Et see supervisioon kindlasti on ju stressi ja läbipõlemise ennetamise vahend, eks. Psühhosotsiaalses valdkonnas on see üks tõsine ja levinud tegelikult ju teema. Mulle meeldib Toni Morrison, üks ka sotsiaaltöö supervisiooni just selline õpetaja, kes ütles ühe toreda lause, et sotsiaaltöötajatel on nagu omavahel nagu mängivad näitemängu. Neil on vaikiv kokkulepe mitte rääkida oma isiklikest probleemidest ja stressist. Ja midagi selles on kindlasti tõsi, et me ei räägi väga palju oma tunnetest, emotsioonidest, töö mõjust mulle. Ma hoian selle endasse ja ta toob ka välja, et see lõpuks kujunebki sellise professionaalse kohanemise sündroom, kus ma vaikin, ma eitan, kui ei ole ka meeskonnas kultuuri rääkida tunnetest või halbadest tunnetest või et mul on vastikus või mul on väga keeruline mõne kliendiga toimetada. Ja lõpuks inimene hoiab selle endasse, kasvatab paksu naha ja lõpuks hakkab ise ka uskuma, et tegelikult mul ei olnud halb töö pärast. Tegelikult need olid mingid muud põhjused. Et kuidagi see stress, läbipõlemine ja hästi oluline võti. Ja tore Martti Lindqvist räägib veel sellest energiamajandusest, mingi tore nagu mõiste, et kuidagi, et kogu meie elu, jõud ja energia on ju pidevas liikumises ja seotud ka ümbritsevaga, eks, et kui palju me siis ka hoolitseme oma elujõu või oma elujõu ja energia üle, kuidas me taastame, kogu aeg anname ära, kuidas me ennast taastame.
siit on ka hea kohe kuulajale, vaatajale esitada ka küsimus, et kuidas sina oma energiamajanduse eest hoolitsed. Et täna viskame õhku ka küsimusi, et ma võib-olla siia toon ka ühe sellise ka üldistatud näite, et mitmel juhul supervisiooni on mul tulnud inimene, keda tegelikult on niimoodi müksanud või suunanud kas siis tema kolleeg või tema ülemus. Et tegelikult meil on ju, me saame märgata ka seda, mis toimub ka meie kolleegidega, et kui me ikkagi on ju näha, et kolleeg on muutunud naerusuisest väga tõsimeelseks, võib-olla isegi kurvameelseks, on tõmbunud endasse, et tegelikult on need ju ka märgid, kus me saame ka üksteisele peegeldada seda, et kuule, ma näen, et sul on midagi liiga palju või et on midagi, mis on sind teinud nii tõsiseks, et sa naerad vähem, kui sa olid seda varem või naersid vähem. Ja siis on ka minu juurde jõudnud mitmed kliendid, keda siis on ülemus võib-olla natuke mõnusalt müksanud, et kuule, et mine supervisiooni, ta ei teadnud, mis see supervisioon on, aga ta oli ikkagi valmis proovima. Aga see esimene reaktsioon, mis neil tekib, on see, et ma sõidan umbes pool tundi sinna, siis veel umbes tund-poolteist seal, siis pool tundi tagasi, mis ma kõike jõuaksin, kui palju ma tööd jõuaksin selle aja jooksul ära teha. Ja supervisioon on ju tegelikult protsess, et kõige paremad tulemused tulevad ikkagi nendest korduvkohtumistest või sellest protsessist, mitte nüüd päris sellest ühekordsest supervisioonist, mis mõnikord on ka vaja väga kiiresti, noh, ongi mingi ekstreemne olukord, et abiks loomulikult, aga et tegelikult me ju räägime sellest kui oma enesearengu või tööprofessionaalsuse toetamise protsessist. Ja selle käigus, kui me olime 4 korda kohtunud, mis talle ette oli määratud, et ta tõi nagu välja sellised asjad, et ta õppis selle aja jooksul ja selle protsessi jooksul lahti mõtestama üldse oma tööd või see, et miks ta seda teeb või millest see tema töö sisu koosneb. Ja ta andis ka sellele tööle teistsuguse tähenduse, sest ta sai aru, et ta on natukene liiga ära kaotanud ennast sinna töösse. Ta õppis aja planeerimist, et kuidas paremini oma tööd ja aega organiseerida. Ta ütles, et ta õppis rohkem ei ütlemist, et ta ei võta enam kõiki töid vastu, mida ta heast südamest varem on teinud ja ei kuulu tegelikult tema töövaldkonna juurde. Ja kõige olulisem, mis ta välja tõi, et ta õppis oma vajadusi sõnastama ja neid ka tegelikult väljendama ja ta hakkas tasakaalustama just see energia teema, mis sina siia tõid, et kuidas ennast rohkem jõustada, et ta oli jätnud unarusse oma hobid, need asjad, millest tema varem laadis, ta võttis uuesti need käsile ja ta hakkas iseendale ka seda nii-öelda tassi täitma ja omale energiat tootma. Ja lõppkokkuvõttes ta oli palju motiveeritum ja nüüd ta ise agiteerib oma kolleege tulema supervisiooni või minema supervisiooni. Et tema ütles küll, et tema sai sellest väga-väga palju toetust. Ja iseenesest energiamajandus algab isegi ju ka kõige lihtsamatest asjadest, mida veel supervisioonis on võimalik nagu inimeselt küsida. Kuidas sa magad? Kuidas sa sööd? Kuidas sa puhkad? Et aeg-ajalt me mõtleme, mida ma peaks tegema, et nüüd energiat tuleks, hobid, huvid, aga aeg-ajalt on täiesti tasakaalust ära meie baasvajadused või kuidagi selline puhkamine. See, mida mina vahest klientidelt küsin, just kes on nagu aitaja tööga seotud ja mida kindlasti kuulajad võiks ka mõelda kaasa, et mis on sinu teekond olnud aitajaks saamisel? Kas sul on olnud mingid eeskujud, mille tõttu sa oled selle valiku teinud või on see sinu vari? Mille tõttu sa oled valinud selle elukutse, et aidata teisi ja alateadlikult ka aidata ennast. Martti Lindqvist sealsamas Aitaja varjus räägib aitaja sündroomist, et kui ma lugesin jälle uuesti raamatut, ma leidsin kindlasti omad sündroomid ära. Et see on tore tegelikult kontseptsioon, kus kui mul on puudu lapsepõlves olnud hoolimisest või armastusest, siis ma valin aitaja kutse, sest kliendilt ma saan tähelepanu, hoolimist ja armastust. Ma kompenseerin oma tööga selle vajakajäämise kunagi. Et mis on olnud minu teekond või ja mis on ja teine küsimus, et mida kindlasti kuulaja võiks mõelda, et mis on minu käsitlus aitamisest või mis on aitamise eesmärk. Et kas see on selline, võiks öelda ka traditsiooniline vaade, altruistlik, et ma
annan endast kõik, et ma annan endast isegi natuke rohkem kui ainult oma teadmised, oskused, kompetentsi, eks. Et ma annan ka ennast midagi endast kui inimene, oma isikust midagi, mis on kindlasti oluline, sest suhte puhul see inimlik tasand on hästi oluline. Aga läbi selle ma teen ennast haavatavaks ja niisugusele ohvrimeelsusele või et ise andes, mitte tagasi saades, et üks terve tasakaalus protsess on ju ka andmine ja saamine on tasakaalus, et ma ka sellest suhtest saan ise vastu ja supervisioon annab sellele hästi hea võimaluse ka uurida minu arusaamine aitamisest, kui palju minu käsitlus aitamisest mõjutab minu stressi, mis mõju sellel mulle ka on või on aitamine ratsionaalne protsess, täpsed eesmärgid, teen nii palju, kui on vahendeid, ressursse, mis tulemus selleks on. Et see oma võib-olla selline kutsumuse küsimus ja see ratsionaalne suhtumine oma töösse, et kuidas see panna sellisesse balanssi, et säiliks ikkagi see empaatia, inimlikkus, aga et sa ise ka tuled selles protsessis toime või selles töös. Ja ma usun, et ka sinul on olnud ju juhtumeid, kus klient tuleb supervisiooni ja siis ta mõne aja pärast lahkub ametist ja mina arvan, et see on väga eluterve ja selle üle ei peaks üldse kuidagi morjenduma sellest, et tegelikult on organisatsioonil võimalus võtta töötaja, kes on motiveeritum või kellel on seda energiat seda tööd teha rohkem ja see inimene, kes on saanud oma mõtted selgemaks, et see ei ole võib-olla päris tema jaoks või et ta ei ole päris õigel kohal või et ta peab oma elus midagi muutma, saab tema jälle rakendada mingeid uusi asju, milles on võib-olla suuremat energiat ja potentsiaali, nii et ka see on see meie töös üks faktor, et pärast supervisiooni lahkutakse töölt. Ma arvan, et see on päris hea näide, mis sa just tood, et mida me siis superviisorina teeme, eks, et me ei räägi ja ei õigusta kliendile, et vot organisatsioon on halb ja kuidagi, et mis see kõik kahju on, mis sa saad, vaid minu töö superviisorina on aidata inimesel mõista iseennast. Mis olukorras ma siis täna olen? Kus on minu piirid, millega ma tulen toime ja kust on see piir, millega ma enam ei toime? Kas see keskkond, kus ma täna toimetan, kuidas see läheb kokku minu vajaduste, hoiakute ja väärtustega ja mis on minu võimalus ja valik? Aeg-ajalt, kui ma ei saa ka muutust teha, siis aeg-ajalt supervisioon aitab mõista, et ma täna valin niinimetatud kannatamise, aga see on minu teadlik valik ja siis ma enam ei kannata. Sest ma tean, et mul võib-olla ei ole täna võimalik seda muutust teha mingitel põhjustel, aga jaa, aeg-ajalt juhtub, et inimene leiab endas jõu, leiab oma kontakti kuidagi oma vajadustega, mida ma siis päriselt tahan ja ta teeb omad otsused. Jaa. Aga võib-olla siis natukene ka rääkida nendest metoodikatest, mis me siis supervisioonis kasutame, et on ju jah, see töönõustamise protsess, et kõik vastused on ju tegelikult kliendil endal, aga minu lemmiktööriistad on ikka need, kus ma saan kliendile näidata seda, mida ta räägib. Sest muidu on siin peas see suur segadus, aga et seda segadust hakata võtma juppideks, tükkideks, vaadata, millest see koosneb, kasutada ajaliini. Minu lemmiktöövahendid on ikka minu nukud, kus ma näitan erinevaid asetusi, kus klient saab analüüsida, et kus ta parasjagu oma pildis on, või siis need ankrud, et ta põrandal kogeb, mis on need erinevad kas valikud või erinevad kohad, et kus ta saab tõesti sinna peale minna, kogeda. No metafoorkaardid on, ma arvan, väga paljude superviisorite sellised lemmiktöövahendid, kus sellise alateadliku materjali saab siis läbi nende kaartide ja läbi nende vastuste, mis siis kliendi jaoks võiksid midagi tähendada, esile tuua. Nii et minul on võib-olla need sellised lemmiktöövahendid. No me oleme natuke võib-olla sarnase käekirjaga, et ma olen ikka öelnud, et minu lemmiktöövahend on põrand. Et see on suurepärane võimalus aidata inimesel see teema endast välja panna kas põrandale ja siis nagu vaadata seda kõrvalt ja siis vahepeal minnes sinna sisse,
seistes mingite elementide peal, mis tema loos on, võib-olla korraks juhi kohale, iseenda kohale, võib-olla oma kolleegi kohale. Et nagu ja siis tulla kõrvalt vaadata, panna pealkiri oma loole ja nii edasi, ja mida mina veel kasutan, et ma kasutan ka selliseid nagu aeg-ajalt mingeid niisuguseid natuke mudeleid, võib-olla seesama näiteks läbipõlemise astmed ja inimene vaatab, kus ma täna olen või vaatab mingit mudelit, kus maal on täna minu motivatsioon või oskused või et supervisioon võib olla niisugune jutuga, vestlusega, aga see võib olla ka, et mina võin anda mingi mõtteraami või mingi mudeli, mis võimaldab inimesel siis analüüsida ennast või oma tööd või suhet või kliendiga ja nii edasi. Ja nõustamisprotsessis noh, me ju väga palju saame töötada kliendi tugevuste ja ressurssidega. Et kui inimesed ei ole igapäevaelus harjunud mõtlema nendes kategooriates ja see on jälle see superviisori toetus ja abi, kes aitab sinus välja tuua need sinu tugevused ja ressursid. Ja see on ju tohutult jõustav, et kui sa saad aru, mida sa hästi teed või mulle hästi meeldis ka tegelikult meie õppeprotsessis see üks sinu antud mudel, kus ongi ainult nende tugevustega töötamine, et sealt nendest õnnestunud edulugudest õppimine on teinekord võib-olla veel efektiivsem kui nendest noh, võib-olla ämbritest või natuke ebaõnnestunud nõustamiste või klienditöö õppimisest, nii et selles mõttes on supervisioon pakub nii palju erinevaid võimalusi töötada, et sinu enda sees olevate ressurssidega. Jaa, aga võib-olla annamegi kuulajate selle ühe mudeli, mis on päris hea mõte, et ja ta taandub või noh, ta põhineb siis sellel käsitlusel, et miks uurida sügavalt probleemi või seda probleemi tausta ja kinni jooksnud kohta, et kui kinni ta on ja kui halb asi on ja mis on selle kõige põhjused. Et on võimalik vaadata teistpidi, et aga mis selles loos on see, mis täna on toiminud. Ka keerulise kliendi niisuguse toetamise protsessis ma võin pöörata oma vaate ajale, olukorrale, kus toimis meie suhe või see klient tegi mingi sammu ja esitada 4 küsimust. Et esimene küsimus on, et mis siis on see edu või see kas või väikenegi positiivne muutus, mis on olnud. Kirjeldan seda. Teine küsimus on see, et mida see mulle tähendab, miks see mulle oluline on, miks see mulle rõõmu teeb või tähtis on, sest mul on vaja luua tähendus, ka emotsionaalne niisugune tähendus sellele loole. 3. küsimus on, et aga mis olid edutegurid, mis oli selle kas või väikese positiivse muutuse edutegurid, mida mina töötajana tegin, mida tegid kolleegid, mida tegid võib-olla pereliikmed või lähedased. Ehk edutegurid ja 4. küsimus, et see kogemus, kuidas ma seda kogemust saan edaspidi ka nagu kasutada. Et see on väga hea viis uurida klienditööd, uurida kas või oma tööalaseid muid kogemusi, saavutusi, aru saada, mis on see, mis toimib, mis on minu viis, mis toimib, mis on selles loos parimad sekkumised, mis toimivad, hoopis teise energiaga töö. Ja aeg-ajalt tulevad sealt lahendused, mitte kinni jooksnud juhtumi, sama asja uuesti tegemine, mis nagunii ei toimi. Jaa, ehk proovige mudelit. Aga kui me nüüd täna hakkame võib-olla otsi kokku tõmbama, et võib-olla võtaks siis kokku, et millest me rääkisime ja et mida veel kuulajale ja vaatajale õhku visata. Et üks mõte või küsimus, et sina, kui sa oled valinud ka endale aitaja elukutse, et mida see sinu enda jaoks tähendab ja kui palju on sinust sellist ratsionaalsust või altruismi, et noh, võib-olla oleks sellest mina vormis nüüd parem olnud seda öelda, et mõelda ka endale just, et mis see elukutse mulle tähendab ja kui palju on siis minus ratsionaalsust ja palju on altruismi. Siis kindlasti tasuks mõelda selle energiamajanduse peale, kuidas minu energia, kas ta on liikumises ja milline on minu elujõud täna, et kuidagi, et kuidas ma hoolitsen oma elujõu eest, sest seda on antud täpselt nii palju kui on, eks.
Ja noh, minule see tänane teema, see minu mõju või mõjujõud või mõjuvõimed, et milline on üldse mõju minule endale ja kuidas mina mõjun oma kliendile. Ja Mis veel? mis veel? Väärtused, uskumused. Väärtused, uskumused ja ehk mõelda enda väärtuste peale, uskumuste peale, oma varju peale, selle mõju peale. Ja. Sest see varju teema on äärmiselt huvitav, sest mida teadlikumad me oleme iseendast ja oma varjudest, seda professionaalsemalt me saame tööd teha, sest vastasel juhul me ikkagi satume palju ülekannetesse ja me ei oska seda vahet näha, mis on minu ja mis on kliendi oma, nii et seetõttu on see supervisioon juba nii vajalik, et sellist suuremat teadlikkust iseendast saada, et sa saaksid ise valida oma oma reageeringuid ja oma käitumisviise. Aga jah, ja siis võib-olla ka veel viimane selline mõte või küsimus, et kui sageli ma siis analüüsin oma tundeid ja millised need tunded valdavalt on, kui ma mõtlen oma töö peale ja tööprotsessi peale, et mis mul seoses tööga tekib. Ja ma arvan, siia lõppu ongi täpselt see asi, et soovitus lõpetada näitemäng kus meil on kokkulepe mitte rääkida endast, oma tunnetest, oma emotsioonidest, et jaa. Et see edus. Aga ma kirjutasin siia lõppu veel ära ühe lause, et me mõtlesime, et võiks mingi mõttetera ka siia päris lõppu panna, et Sheldon Kopp ütleb, et aitaja ülesanne on anda aidatavale see, mis tal juba on ja võtta ära see, mille ta on juba kaotanud. Ja sinul oli ka üks tore mõttetera. Minu mõttetera ikka oli selle elujõuga seotud. Meil on täpselt nii palju antud elujõudu, kui meil on ja minu enda võimalus on seda mõjutada. Pole mõtet süüdistada organisatsiooni või juhti, ja supervisioon kindlasti aitab kaasa elujõu leidmisele. Aitäh sulle, Triin, et täitsa toredad mõtted ja midagi me selles protsessis ju saime ka iseenda jaoks ja võib-olla vaatajale, kuulajale ka mõned mõtted tänaseks, nii et head superviseerimist ja supervisiooni ja superviseeritamist. Tänud kutsumast ja Nii et kõike head. Kõike head.